Üks pisike õnn astus majja. Toad hetkega päikest said täis. Ema tekki veel silus, pead siis paitas. Isa ukse vahel piilumas käis. Armsad Kehtna valla värsked lapsevanemad. Pisipõnnide õed-vennad, külalised, austatud vallavanem. Tervitan teid Lelle rahvamajas Kehtna valla traditsioonilisel hõbelusika peol. Armsad emad ja isad, teie perre tuli eelmisel aastal õnn. Teil sündis beebi. Ja need beebid on saanud tänaseks juba päris toredateks põnnideks, kes on kogunenud siia, et võtta vastu kingitus oma koduvallalt hõbelusikas. Lisaks veel kingitus Eesti Kultuuriministeeriumilt, raamat Pisike puu. Selle kingib ministeerium kõigile uutele ilmakodanikele, et neist kasvaks toredad raamatulapsed, kes raamatut armastaks lugeda, et neist kasvaks kultuursed inimesed. Tänavune aasta on kuulutatud kultuuririkkuse aastaks. Lisaks meie oma armsale Eesti kultuurile on maailmas väga-väga palju erinevaid kultuure. Meile on täna tervitust toomas ühe väga kauge kultuuri esindajad. Tervitus tuleb Aafrikast. Olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Mboka na ye, mboka mboka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi.
külla tulnud Aafrika peres, kes jõudis ära lugeda, oli 10 last. Ja kui minna statistikasse, siis aastaks 2045 on maailma riikide top 10. Maailmas on umbes 179 riiki, suisa 3 Aafrika riiki, üks oli Etioopia, teine oli vist Kongo ja kolmandat ma ei mäleta. Ja need riigid on ka kõige nooremad ja lapsi on seal tohutult palju. Meil on olnud ka aegu, kus meil on väga suured pered olnud, siis kui me võtame siit, läheme 100+ aastat tagasi, siis olid eriti just maarajoonides, olid 7-8, minu enda vanematel oli siin 10+ last, mis oli suhteliselt tavapärane. Tänapäeval Euroopas me väga lasterikkaid peresid ei näe, välja arvatud teatud juhtudel, kui keegi vaatas sellist toredat sarja, meie hõimlased, siis nad käisid seal Põhja-Norras, kus oli selline soome-ugri rahvakilluke nagu kveenid ja nende perekonna traditsioonide hulka kuulus siis ka hästi palju lapsi, vist oli seal 15 last ja 11 last. Meil Eestis on rõõm igast väikesest maailma kodanikust, sõltumata arvust, aga loomulikult siin kehtib alati ka selline põhimõte, et esimene on keeruline. Vanemad ei tea täpselt veel, kuidas asi käib või ma mõtlen ja miks ta peaks tegema ja erututakse võib-olla põhjendamatult iga sellise heli peale, mida laps suust välja toob. See on natukene normaalne, see on lihtsalt tema vägivallatu võitlus protestiks, et talle üritatakse midagi peale suruda, mis võib-olla talle ei meeldi alateadlikult. Teise lapsega läheb nagu asi lihtsamaks, lisaks teise lapse puhul on ka fännklubi, kes ootab teda natukene suurem. Seks lisaks vanematele ja vanavanematel on mingisugune väike tegelane veel kuskil, kes on hästi põnev, et kas nüüd tuleb venna või õde ja mis kõik tegema hakkame. No siis tuleb kolmas, siis on juba fännklubi kogu aeg suuremaks ja suuremaks. Aga lõppkokkuvõttes on see, et kuigi ühest küljest mida rohkem seda lõbusam, aga teisest küljest on see, et nad jõuaksid kenasti turvaliselt üles kasvatatud, saaks hea hariduse, leiaks sihi omal elus, ehk siis on selline põnev protsess ja kohati ka võib-olla natukene kurnav vanematele. Aga veel kord, et ma julgustan teid, ma tean, et siin on saalis on inimesi, kellel on põhjus olnud käia sobelusikapeomist juba 4. kord. Aga need, kellel on esimene kord, siis ma julgustan teid kindlasti jätkama seda protsessi. Iga korraga läheb kergemaks. Vanemad lapsed tänapäeval vähemalt väga meelsasti mängivad noorematega ja ongi nagu lõbusam, kui on palju lapsi. Igal juhul mina tahan teid nagu väga tänada ja õnnitleda, kuigi see sündmus juhtus ju tegelikult juba eelmine aasta. Nüüd olete natukene kohanenud ise ka. Ja kui me täiesti niimoodi kainelt räägime, siis ega me ju seda riiki ehitamegi ju selle jaoks, et meil oleks järeltulevad põlved, lapsed ja keel, kultuur, kõik siin püsiks. Kui me seda ei teeks ja järeltulijad ei oleks, siis ei oleks ju asjal mõtet. Nii et olete väga tublid olnud ja soovin teile südamest õnne ja aitäh ja jätkake samal võimus. Kõik põnnid saavad endale kingituseks valla poolt valla logoga hõbelusika ja sinna juurde raamatu, mida MES-i praegu veel peab ette lugema, aga kui põnnid kasvavad, saavad seda ise sirvida. Palume hõbelusika kättesaamiseks siia Elena Aidla. Nii, tervist! Plaksutame ka Elenale. Aplaus! Palju õnne ja rõõmsat kasvamist. Klaire Laurimaa. No nii, jaksu. Ja head kasvamist. Hete Haasmaa. Aitäh! Jõudu, jaksu. Mattias Viher. No nii, palju õnne, aitäh. Õnni.
Andri Vinogradov. Muidugi. Noh, palju õnne. Jah, palju õnne. Maksuksid väga. Eliise Kaljaspoolik. Nii. Sass Palanenko. Niina Pihla. Õnne. Aurora Leis. Liisi Kangur. Oskar Peterson. Ümber piiramise. Jah, no palju õnne. Palju õnne. Ron Lukas Rannamets. Eva-Maria Prükk. Elli-Marii Prükk. Nii. Selle aasta on tüdrukute ülekaal meil selge. Selgub juurel pildi. Palju õnne. Aitäh. Palju õnne. Aitäh. Nii. Isabella Pisut. Raian Anja. Aurora Sofia Tude. Need on keeruline. Palju. Ellen Palm. Liisa Lotta Polke. Marta Laande. Keili Järvela. Õnne. Camilla Traseres Rita. Kristen Krupman. Tommi Sildoja.
Robin Sillat. Jette Estelle Reiser. Vivian Koppel. Lumileen Lilienthal. Karol Tomissaar. Kas meil on veel hilisemaid liitujaid? Jaa, palume siia. Maria Luht, Victoria Luht, nüüd on õige. Minu vennal on kaksiku ja kolmiku. Ja siis üks ka, aitäh. Kes saab võtta? Nii, palju õnne. Kas nüüd on kõik saalis viibivad põnnid saanud kätte kingituse? Aitäh! Palju õnne teile veel kord ja nüüd enne, kui me saame asuda suupiste laua juurde, palume teid kõiki siia lava ette suurele ühispildile. Kas me võime sinu siia O sünnimaa, kuni su külaverela elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su külaverela elad sina ka. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vanavanemad. Tähis taevast lugesid ilma, laste saatust ka. Tähis taevast lugesid ilma, laste saatust ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su külaverela elad sina.